tänane mõte seisneb sisuliselt kahes asjas, nagu ka, mis on seotud muutustega ja taastumisega, kuid üleüldse siis keskkonnast veidi ja ka siis keskkonnast tulenevast survest ja siis sellisest iseenda vastu aus olemisest. Näiteks kui inimene võtab vastu hüpoteetiline olukord, ütleb, et ta enam ei joo ja ta satub keskkonda, kus juuakse ja siis on selline surve, et võta ka pits. Aga mis see pits ikka mehele teeb? Mis mees oled, kui õlut ei joo? Ja see tuleb ja suureneb järjest ja siis on ülilihtne murduda ja teha ja anda sellele kiusatusele järgi. Ehk siis kui tekib selline olukord, survestamine, siis ülilihtne on murduda ja samal ajal tegelikult ka ülilihtne on iseendale kindlaks jääda ja öelda ei. Mida päev edasi, seda lihtsam on seda hoida, eks. Aga kui minna just sellisesse keskkonda, kus kiusatus on endiselt alles, siis tegelikult ju ülilihtne on murduda ja järele anda sellele kiusatusele. Kui enda keskkond ümbritseda sellega näiteks, kus näiteks inimesed on sellised, kes saavad aru neist, kui inimene võtab vastu see otsuse, et ta ei joo enam ja seda survet ei teki. Võib-olla naljaviljuks vahepeal tekib, aga sellist konstantset survet ei ole, eks. Siis on pool lihtsam sellele otsusele kindlaks jääda ja sellist otsest mõju justkui ei ole, mis paneks inimest sellele kiusatusele järgi andma. Kui ümbritseda ennast keskkonnaga, kus üldse sellist tegevust ei ole nagu joomine, siis on ju ülilihtne sellest loobuda, sellest mitte isegi mõelda ja teha hoopis mingisuguseid teisi uusi põnevaid asju. Ja kui inimene soovib muuta, siis üks on see muutuse mõte, tegutsemine selle nimel, siis teine on ümbritsev keskkond. Kui jätta kõik ülejäänud samaks, siis võib olla üsna keeruline seda muutust hoida. Siis iseenda vastu selline aus olemine, sest iseendal on kõige lihtsam valetada ja samas kui iseendale valetad, siis on see ka pahasti, sest iseennast on ju halb alt vedada. Ja me suudame ise, me teeme seda alateadlikult, me teeme seda teadlikult, me suudame endale ükskõik mida maha müüa, leida ükskõik mis vabanduse, õigustamaks neid tegevusi, mida me teeme. Näiteks kui on vaja mingit uut asja, siis sa leiad miljon põhjus, miks seda endale soetada. Ja siis ongi näiteks muutuste elluviimine. Võtame jälle selle sama näite, hüpoteetiline. Inimene lõpetab joomised, et ta ei taha enam juua ja siis ta võib leida põhjusid, miks juua. Näiteks vabariigi aastapäev, kui võtan pitsi viina, saun, ma teen õlut. Või siis inimene jätab suitsetamise maha. Hea küll, ma teen ainult sigarillasid, ma suitsu ei tee. Ja siis enda vastu aus olemine, iseendale valetamine, need kaks pöördvõrdelist asja. Et ülilihtne on millegagi pihta hakata, ülikeeruline on seda hoida ja ülikeeruline, kuid samas teostatav on seda muutust ikkagi elus hoida. Kui sa oled õiges keskkonnas, sest vahet ei ole, pane inimene õigesse keskkonda ja ta särab, ükskõik milles. Kui tal on ümber õiged inimesed, õige keskkond, ehk siis elutingimused, alates sellest, kus ta magab, kus ta sööb, lõpetades sellega, kuidas ta iseendast lugu peab selles keskkonnas. Sest internetis on väga palju videosid näiteks, kus on mingisugune koer, kes on väärkoheldud. Tuleb hea hoolitsev inimene, kes tahab teda päästa. See koer on paanikas, ta on nii hirmul lihtsalt, olgugi, et see inimene on hea, tal on nii halb kogemus lihtsalt, ta ei usalda, ta kardab meeletult. Ja siis, kui ta näeb tõesti, et see inimene ei ole tema vastu paha, siis ta rahuneb ja ta annab uuesti võimaluse. Ja samamoodi juhtub ka tegelikult inimesega, kui olla pikalt halvas keskkonnas, kui olla nagu pikalt ümbritsetud asjadest, mis on endale vastu, nii et hambad ristis ja tahaks lausa kõik pikalt saada või hüvasti jätta kõigega, siis inimene harjub ja see keskkond muutubki nagu normaalsuseks ja siis ongi see, et harjud kannatama, harjud selle halvaga lihtsalt ja võib-olla hakkad uskuma, et häid asju enam ei ole olema, siis kui need head asjad juhtuvad, siis on jälle selline, et oota, millal siis valesti läheb või see ei saa olla niimoodi, see on lihtsalt juhus või midagi sellist, et ei oskagi vastu võtta seda headust enam. Ja rääkimata sellest, et olla iseenda vastu hea, pidada endast lugu. Ja kui see keskkonnavahetus toimub, siis hakkab ka
perspektiiv muutuma üleüldse kõigest ümbritsevast, keskkonnast, inimestest, iseendast.